sest alles eelmisel kolmapäeval kohtumine on siin Elsaar alal. Lionel Messi pani palli mängu. Messi on tulnud allapoole palli ja käib tema vastu. Paul, Messi, ja ei ta isegi enda väljast kuuleda, Eesti teenustab praegu välja tulla. Gomes söötab nüüd salas sees ja on nüüd sööb värava alla ja on lähedal 1-0, aga sellest olukorrast ei tule, vaid Eesti kaitse teeb head tööd, suudab värava eest selle palli ära klaarida, mille Joaquin Correa sinna värava alla sokutas. Karol Mets või Alvarez sööb keskele Messile, Messi liigub edasi ning sellest olukorrast teenib Argentina meeskonda kui Markus Soomets on seda teinud oma karjääri jooksul nii käimas kohtumise 5. minut ning Messi lööb, keerutab, rüppad mängijat. Soomets läheb värava ette, kui käisid ümber. Messi tsenderdus värava alla, Igonen saab palli kontrolli alla, võtavad, Paul tõstab palli karistusalasse, Messi Soomesega lahti. Proovitakse seal omavahel söötu mängida, tuleb ja nüüd viidab Matko Igonen ja sealt tuleb penalti Argentina meeskonna. Matko Igonen tuli seal väravast välja ja koostöös Sergei Zenjoviga nad selles olukorras viitsid maha Herman Petseia, vist on mees, kes seal pikali on. Niimoodi ongi ja sealt tuleb 11 meetri kasus Messi kohtumise 8. minutil. Ning Lionel Messi ja lööb sellest olukorrast ära ja Argentina asub kohtumist 1-0 juhtima. Lionel Messi paneb palli alumisse nurka, Igonen vist proovis mitte aimamise peale minna, vaid reageerida või proovis siis eeldada äkki, et tegemist tuleb hoopis Panenka penaltiga. Messi pani palli aga alumisse nurka ning mänguseis on 8. minutil Argentina võistkonna kasuks 1-0. Tähelepanelikule kaitsetööle. Messi saab palli käidi jalalt läbi lükatud, mängib Edpoolt Alvareziga, Messi uuesti pealelöök, mille blokeerib Henrik Pürg. Rodrigo de Pauli tsenderdus värava alla, Karol Mets paneb jala vahele ning nurgalöök number 3 Argentina meeskonnale kohtumise 11. minut. Jäetakse see Gomesele, Messi, Gomes tagasi Messi. Prooviti mänguga sokutada, aga nüüd tuuakse hoopis vasakule, kus Messi leiab suurepärase sööduga eest Acuna tsenderdus karistusalasse, Karol Mets lööb selle klaariks. Pall McAllisteril, McAllister lööb kaugelt ja on lähedal 2-0, aga Matvei Igoneni ei ole vaja praegu teist korda palli võrgust välja noppida. Alexis McAllister, Inglismaa Premier League'i klubi Brightoni poolkaitse sealt kaugelt löögile pääses pärast seda, kui Acuna tsenderduse Karol Memine on tähtis, et mitte liiga kokkuvaju ära võetud. See surve alt välja tulemine Argentina vastu neil läbi sokutada. Messi oli väga tähtis, nüüd oli Argentina karistuslöök, mis mängitakse kiiresti lahti. Messi paneb mängu, 2 optsiooni oli, kuhu tsenderdab nüüd de Paul, madal pall kasti, jala paneb vahele Soomets ja nurgalöök number 4 Argentina meeskonnale, kui täpselt 20. Vasakul Alvarez, Acuna tuleb kaapi, Alvarez lööb ise, Igonen pudistab, aga püüab. Vaatasin tabloole, seal oli 20.00 kenasti kirjas, aga nüüd on kell taas tööle saadud, 25 minut käimas. Sergei Zenjovile sööd kaitseliini taha, Zenjovil võimalus, aga tuleb väravast välja selles olukorras ka Armani, Franco Armani ning hoiab selles olukorras ära Eesti värava sündimise. Franco Armaniga oli Sergei Zenjov seal 1-1 olukorras, Erik Sorga sööd hästi leidis Zenjovi, aga natuke Messi ristsööt vasakusse äärde Acunale on väga-väga optimistlik ja natukene liiga optimistlik antud olukorras. Suudetakse ikkagi ette viia ning nüüd on selle võimalus Mattias Käidil ja abiks on ka Erik Sorga. Käit 1-1, Käit olukorras, aga ei saa löögida, vaid astub sealt niimoodi vahele Nahuel Molina, et takistab edus tekkinud. Zenjov oli täitsa 1-1 olukorras, Käit peaaegu ka, aga löögile ei õnnestunud tal minna. Siit ka Argentina tuleb taas ning Maxim Baskotši saab jala vahele ja klaarib selle palli enda väravalt ära, mille siis Joaquin Correa sinna teravalt oli sokutanud. Argentina lühikselt lahti ning tuleb Gomeselt tsenderdus trahvikasti, pall põrkab seal mängijatest läbi ja lõpuks põrkab ta Petseiast Igoneni valdusesse, kuigi oleks võinud põrgata ükskõik kuhu. Suluseisu ka ei olnud selle katti madala kaitsebloki vahel. Miller saab jala vahel, aga pall põrkab McAllisterile, sealt omakorda Messile. Messi tuleb Eesti trahvikastile lähedale, sööt, aga Karol Mets saab selle Alvarezile, Argentinale. Ja Messi seda puhku tsenderdab, keerutab pall värava alla ning vaid seal tuleb
leida kiiresti see tegutsemisvariant ning olla kogu aeg valmis selleks, et su selja tagant tulekord oleks mingi olukord võimalik tekitada, pole Eesti seni saavutanud, aga see on kindel üks lahendus, mida tehakse. Siin on ka Argentiina superšanss ja lööb üle selles olukorras, suluseisulipp on ka püsti. Joaquin Correa pealelöök Matvei Igoneni vallatavast väravast üle lendas, aga enne seda fikseeriti sealt Argentiina meeskonnale abikohtuniku Pascal, Argentiina koondise peatreener 2008 kätte ei võtnud, aga ei võtnud ja Argentiina on omakorda juba rünnakul ja Lionel Messi käes on pall, Messi leiab sööduga kastid De Pauli, Messi ootab, vaatab, lööb ise ja napilt mööda lööb. Lihtne on see jalgpallimäng, kui nii hästi seda oskad, nagu Lionel Messi. Voolab sujuvalt üle väljaku, ilma erilise näilise raskuseta, kõik tuleb välja nii loomulikult. Niilisterile keskaitsjalt, ärkaitsja Molinalt pealelöök võtab rikošeti ning nurgalöök number 7 Argentiinale kohtumise 40. minutil. Nurgalöökide osas Argentiina juhib siis 7-0 Eesti vastu. Messi. Sööd trahvikasti Acuñale. Acuña võtab palli omaks ja lööb, aga suluseisu-lipp Eesti õnneks on taas kord püsti. Sinna teniste ja pürgi tagusesse taskusse on nüüd Argentiina 2 keskväljale, De Paul ja Messi. Messi madalalt. Messi, Molina sööstab, Messi mängib aga teise äärde, kus on Acuña, kes võidab kõhuduelli ja Igonen vaatab, kuidas pall läheb väravast mööda. Veidikene 1 minuti esimese poole lõpuni, 44. minut saab kohe täis. Ja seda aga argentiinlased olid esimesena jaul ja Rodrigo De Paul praegu näeb võimalus kiiresti tulla ja tuleb ka ja leiab keskelt omakorda Gomese. Gomes sätib palli Messile ja seal on šanss ja 2-0 on olemas! Lionel Messi lööb taas ja 45. minutil asub Argentiina meeskond seda kohtumist 2-0 juhtima. Keskväljalt Rodrigo De Paul oli võimalik praegu kiiresti purjetada ja ta tuli sealt Eesti liinidest läbi. Kiired söödud vabastasid karistusalasse Lionel Messi, kes ei väärata, vaid realiseerib šansi külmavereliselt ning viib Argentiina seda kohtumist 2-0 siin El Sadari staadionil Pamplonas juhtima. Ei õnnestunud Eestil minimaalse kaotusseisuga riietusruumi saada. 40 sekundit enne poole lõppu ühe üle on seal De Paul Messile. Messi omakorda Alvarezele ja sealt Argentiina proovib seda rünnakut kokku nõeluda ja sööt Messile ja 3! Lionel Messi kübaratrik siin Pamplonas on sündinud kohtumise 47. minutil ning 2012 Šveitsi vastu, 2012 ka Brasiilia vastu, 2013 Guatemala vastu, 2016 Panama vastu, 2017 Ecuadori vastu, 2018 Haiti vastu, 2021 Boliivia vastu ja nüüd 2022 5. juunil Pamplonas. Märten Kuusk klaarib siin palli Alejandro Gomese. Sätib palli Dybala suunas, pall uuesti Messile, paremalt äärelt vahetuses sekkunud Montiel. La va dominando el número 11, Zinavski, falta ahora. Se la lleva Messi, está habilitado, sí. Messi para el cuarto, Messi enganchó. ¡Qué golazo! ¡Golazo! Pero que viva el fútbol Messi, pero que viva el fútbol Argentina. Magia, magia, magia. Messi, Messi, Messi. Argentina 4, Estonia 0. Lionel Messi, quien otro, sino el mejor jugador del planeta, el autor de un verdadero golazo. 5 minut saab kohe täis. Argentiina juhib 4-0 jätkuvalt seda maavõistlust Eesti vastu Pamplonas El Sadari staadionil. Messi tsenderus trahvikasti ja seal on Argentiinal võimalik lüüa 5. Igoneni tõrje, Alvarez saab löögile, blokeerib Teniste kauglöök, tuleb veel üks blokk Märten Kuuselt Messile ja lööb 5. ka veel siia 76. minutil. Eesti blokib 2 korda, aga Lionel Messi 5. värav selles mängus ja 5. värav selles õhtus. Eesti väravavõrku täiesti uskumatu, täiesti fantastiline, täiesti pidurdamatu. Teised mehed sisse ei saa võrku seda palli, aga siis tuleb Messi ja ütleb, oodake poisid, ma aitan teid. Ja täpselt nii nagu Lionel Messi on Argentiina võistkonda ja kõiki võistkondi, kus ta on mänginud oma karjääri jooksul
varsti juba paarkümmend aastat kõikvõimalikest olukordadest välja vedanud ja aidanud, aitab ta nüüd ka siin Argentiinat, kes muidu ei kipu palli Eesti võrku saama, aga Lionel Messi abiga saadakse küll. Siin on muidugi väike utreering, et Argentiina on mänginud võrratult, lihtsalt on praegu niimoodi sattunud, et kõik need vormistamised on jäänud Messile. Teniste bloki, Kuusk bloki, pall Messile ja Messi peab viienda. Ja see nõutus, mis Eesti mängijad selles olukorras valdab, on muidugi suur. Mängitakse püüdlikult